Tere! Jälle garaažis, aga seekord natuke teistmoodi. Siin on järjekordselt korralik segadus siit poolt. Ja ma olen juba mitu korda siia kõrva taha kinni jäänud. Siia on tekkinud veel mingid rehvid ja väljad. Ja täna ma väga midagi tarka teinud ei ole, välja arvatud selle, et puid ladusin õues. Aga täna ongi natuke teistmoodi. Ma lihtsalt näitan, et progress tegelikult on olnud. Ma olen õli juba ära ostnud. Teine asi, mis võib-olla mõnele huvi pakub, on siuksed asjad. Et kes teab minu minevikku, võib-olla teab, kus kohast need tuld on. Ja lisaks on veel, nagu öeldakse, kes teeb, see jõuab. Lisaks on mul uus asi käsil. Või pigem on see, et tegelikult ta ei ole nii väga uus enam, et on aastaid siin mõelnud juba, et oleme sõbra Siimuga alustanud autoklubi Lowliferi ja juba aastaid on tegelikult mõttes olnud ka nagu midagi muud teha autodega seoses. Et mitte nüüd oma töökada, aga alati ma olen tahtnud autoriideid ja mingeid asju ja siis nüüd siis ongi see, et tegime siukse asja nagu Enthusia sõbra Kaspariga. Ja saab olema niimoodi, et me hakkame kahekesi tegema. Tema teeb disainid, mina tegelen igasuguse muu pudiga. Ja hakkame tootma autoriideid ja igasuguseid siukse asju, et kuigi kõige parem äriidee ei ole entusiastidel asju teha, siis nii see on. Ja meil on juba pannud selle kaamera siia maha. Ja meil on olemas ka esimesed tooted juba. Ja nüüd esimene särk siis on selline. Et Lowliferi teemadest inspireerituna väljapilt, värgid, Lowlifer. Ja arvatavasti sellise temaatikaga, Lowliferi temaatikaga tuleb neid veel. Ja teine on siis nii. See on siis Drive Raw särk. See on inspireeritud sellest sõidumõnust, mis tavalisesti autoentusiastid saavad. Et vahetu kontakt teega, eriti just madalate ja jäikade autode puhul ja võimsate autode puhul. See tunne, kui sa keerad maki vaikseks, naudid neid helisid, naudid seda tee kulgemist. See Drive Raw tähendab kõike seda. Ja nüüd riidest tagasi. Need olid esimesed 2 särki, mis me tegime. Nüüd tuleb kindlasti veel. Tulevad ka mütsid, igasugused kleepsud, igasugused muud asjad. Et see on klassikaline näide jälle sellest, et kuidas ma tundsin, et midagi on Eestis puudu. Mul oli tegelikult mõte juba ammu. Ja siis üks päev Kaspar ütles, et teeme ära ja nii ta tuligi, et loetavasti teile meeldivad need meie uued särgid ja eks ma hoian teid kursis, kui midagi veel tuleb. Selleks korraks kõik ja loetavasti järgmine kord on Põrnika juures ka midagi näidata.